No nii, ma tahaks rääkida sellest, kuidas enda Windowsi arvutisse FlatCam saada. Kui me tahame siis kasutada trükkplaatide freesimiseks seda tarkvara, mis valmistab siis ette G-Code'i Gerberitest, siis on hea, kui me kasutame viimast versiooni, beta versiooni, kus on viimased arendused. FlatCami hüüdlause on siis always beta, always better. Nii et minul oli tõesti seda viimast versiooni vaja ja sellest oli mul suur abi just skriptimisel. Aga kuna ma olin üsnagi hädas, kuidas seda installida, siis lõpuks otsustasin, et teen selle natukene mugavamaks või kõvasti mugavamaks, võiks öelda, kuidas see FlatCam oma arvutisse saada. Aga alustame, see on siis minu GitHubi lehekülg, kust saab selle alla tõmmata. Kopeerin selle. PowerShell on mul avatud administraatorina. Ja nüüd lähen siis kõige ülesse ja teeme git clone. Nii, lähme siia. Ja paneme selle setupi lihtsalt käima. See tõmbab siis alla Pythoni ja ei ole ka päris ükskõik, mis versiooni kasutada. Tundub, et hetkel on kõige parem kasutada Python 30. Sama versioon töötas mul näiteks Ubuntu Linuxiga. Aga siis siin läheb nüüd natuke aega, kui ta selle alla tõmbab. Nüüd on see kohal, pakib selle Pythoni lahti ja seejärel kohe hakkab siis kloonima FlatCam beta repositori. Ja see võtab siin nüüd omajagu aega ja ta läheb kohe siis ka sinna õigesse branchi. No nii, nüüd on see kohale tõmmatud ja kohe ta hakkas ka siis requirements faili põhjal
installima Pythoni teeke, VHL faile alla tõmbama ja siis neid ka installima. Ja paistab, et jõudis lõpule ja juba käivitab Flatcami. Ja käima ta läks. Tõmban ta siia täpselt kohakuti. Ja testimiseks ma käivitan skripti. Õigemini avame skripti, mis ma korra näitan ka, mis skript see on. Selline see skript on ja siin ta avab siis Gerber failid ja valmistab siin asjad ette. Ma lasen selle käima. Ja paistab, et ta tegi ära. Avas Gerberid ja tegi muu vajalikku, nii et põhimõtteliselt on see valmis. Selle võib saata siis töösse. Siis ma lähen siit korra välja, näitan ära, et ta tegi siia ka ikooni. Ikoon on siin. Ja edaspidi saan siis juba ikoonist seda käivitada. Nii et nii lihtne see siis nüüd on Flatcami installida.